Tere tulemast Rakvere Kolmainu kirikusse. Üks aasta on jäänud vahele, mil me ei ole saanud vabariigi aastapäeva puhul siin kirikus kokku, aga õnneks on täna meil taas võimalus seda teha, kuulata isamaalisi laule, ise kaasa laulda ja rõõmustada Eesti sünnipäeva üle. Igal keskpäeval meie kirikutornis kõlab üks meloodia kiriku kelladel. 5 kellal mängitakse Arvo Pärdi Kiiri. Paljud Rakvere inimesed ei ole seda märganud või tähele pannud, sest kui ma räägin, siis nad ütlevad tõsiselt ka. Tasub kuulata. Umbes siis, kui meie kontsert lõpeb, siis hakkavad kellad helisema. Ja see pala Küürie on üks osa missast ja see on palve, mis on halasta. Väga pidulik, väga olulise sõnumiga viis, aga see lõpp on väga tähenduseks. See lõpeb laste lauluga juba linnukesed. Ja ükskõik, mis on ilm väljas, mis aastaaeg parasjagu on, alati keskpäeval kõlavad juba linnukesed. Minu meelest on see nii tähendusrikas ja ilus. See tuletab meelde, et tegelikult alati tuleb kevad. Varem või hiljem päike hakkab soojendama, linnukesed laulavad ja lootust ja rõõmu saab ilm jälle täis. Ma arvan, et umbes selline tähendus on ka sellistel patriootlikel väärtustel, kodumaa armastusel oma riigi, oma maa, oma rahva, oma keele, kultuuri vastu. Me alati ei mõtle nende suurtest sõnadest, mida me kasutame vabariigi aastapäeva puhul ja alati ei lausu neid sõnu säärasel moel. Kusagil taustal on nad alati olemas, nii nagu see juba linnukesed. Ja kui see meile meelde tuleb, siis ükskõik, mis torm või olukord väljapool valitseb, me teame, varem või hiljem saabub kevad. Varem või hiljem see, mida meie kalliks peame, mida me väärtustame, hindame, tõuseb esile ja saab valitsema ükskõik millised olud on ümberringi ja kui palju muutusi meie ümber toimub. Midagi on, mis jääb alati alles. Arvan, et armastus riigi vastu, Eesti vastu, meie keel, meie kultuur. See kõik on, mida tasub alal hoida ja meeles kanda, sest varem või hiljem muutub see väga tähtsaks ja oluliseks ja varem kui hiljem saame aru, kui oluline on see olnud, et me oleme mõistnud laulda hümni ühes koos, et me oleme mõistnud oma majadele panna sinimustvalged lipud, et me oleme tulnud kokku selleks, et rõõmustada Eesti riigile. Soovin teile palju õnnistust ja rõõmu Eesti Vabariigis 4. aastapäevaks ja kaunist kontserti. Suvepäeval liival luitel, merekalda peal. Mees ja Jumal kahekesi jalutasid seal. Olid juba hulga aega käinud sedasi. Korraga mees üle õla vaatas tagasi. Vaatas taha, nägi pilli, nägi merd ja lainid mees. Nägi kahte jäljekada liivakalga sees. Ühed jäljed katkemata tee peal püsisid, aga teised vahel tulid, vahel kadusid. Mõtles mees, mis hakkab peale oma eluga, kui nii kaua olen pidanud käima üksinda. Küsis siis, armas Jumal, vasta mulle saab, miks mind siis, kui raske oli, võtsid üljata, miks mind jätsid
meeleheites üksi kõndima. No miks mu kõrval halval ajal läksid ära sa? Vastas juba, armas sõber, palun andesta. Et sind siis, kui olid väsind, andsin süles ma.